Täna avastan sellist kohta nagu Kuklaste rada. On see Taevaskoja kohal Kiidjärve juures. Üsna lühike rada. On Kiidjärve Kuklaste rada. 1 kilomeeter pikk ainult. Liikumine lubatud ainult jalgsi. Lähen siis jalutan läbi selle. No nii, siin on siis infotahvel Kiidjärve Kuklaste rada. Kuklased. Tuntuimad sipelgad Eestis on punakas-pruunid metsasipelgad ehk kuklased. Asustustihedus tõuseb kohati kuni 25 pesani hektaril. Päris palju. Vaatan siis mitu hunnikut siin näeb. Loodan, et sipelgad mind ära ei söö ja kuklased. Siin on jälle mootorsõiduki keelumärgid, rattaga ka keelumärk. Vot. Kiidjärve Kuklaste õpperada. Selline ilus silt. Jäljed on ees, keegi on juba läinud siit. Tippa-tappa. Kuklaste elukorralduse kohta. Ise elavad sellises hunnikus ja kõrval puu otsas on Lehetäi farm, kus nad siis kasvatavad toitu oma. On edasi. Veel ei ole. Siin on esimene. Siin on esimene kukla. Pesa. See ei ole küll maru suur, aga seda siiski. On kuskil põlveni mul kõrgus, jah. Ja siin eespool ma juba näen veel pesasid. 1 ja 2 ja. No nii. Vaata, mis siia on kukkunud tee peale. Täitsa koristamata veel ära. No nii. Takistusrada läbitud. Ja siin on juba näha uus silt. Infoga pesa ehituse kohta. 2 küüruga kuklase pesad on ka olemas, vaat sulle. Ja miks on nii pesad erineva kujuga? Temperatuuri säilitamise eesmärgil, aga kuidas täpsemalt? Tule loe ise siit. No nii, siin läheb edasi mingi siit edasi minek tundub võimatu või vähemalt üliraske. Ma vist lähen ringiga kuskilt, peaks otsima teed. Siin on kukkunud nii palju puid maha, et siit ma küll mõtlen, kust ma saan siit küljest saan ümber. Vaat siuke võpsik. Okei. Ega siin edasi on samamoodi jälle. Suured maha kukkunud kuused. Korralik metsamurd. Okei.
No vot, siin on nüüd näha, et on keegi saaginud ära läbi need paremal vasakul. Mida kuklased söövad, räägib see tahvel. Liivakuklane toitub lehetäide nestest. Palukuklased tassivad röövikut ja seemneid söövad. Jõuan järgmise infotahvlini, mille teemaks on, kui kaua elavad kuklase pesad ja pered. Kuklase pesa eluigu piirdub enamikel juhtudel ühe raieringiga või 80 kuni 150 aastat. Tule loe siit lähemalt. Järgmiseks infotahvliks on linnud Kiidjärve laanekuklase asurkonnas. Pildid väänkaelast ja musträhnist. Tule loe siit lähemalt. Ja siin infotahvlil räägib kalmistutest ja prügilatest. Kalmistukultuuris on metsakuklased kõige tsiviliseeritumad olendid selgrootute seas, sest nemad kannavad oma pesakaaslased kalmistutele või matavad maha jäetud kuhila osa tühjadesse kambritesse, mis on nagu katakombid. Vaat sulle. Ja eeldatavasti viimane tahvel räägib männikutest. Laanekuklase põhielukohaks on hea kasvukohaga kuusikud, kus on ka kõige suuremad ja isendirikkamad pesad. Männik ei suuda tagada nii rikkalikku toitu kuklastele. Seepärast on pesad siin väiksemad, pered nõrgemad, nende arvukus madalam ja asusus hajusam. Vaat, et kuusikutes on siis rohkem kuklaseid selle info järgi. Siin leian sellise ägeda ehitise. Infotahvlitega elurikkus meie ümber. Kuule, siin üle on kellegi pesa. Siin on kellegi pesa. Ma ei tea, kas seal keegi sees ka on. Praegu vist ei ole. Ahaa, siin on sipelga pesa läbilõige siis, kui nii võib öelda. Kunstiliselt tehtud munad, mingid valmikud allpool ja päris all on siis, ma ei tea, kas on külmkapp neil või? Ja istub üks uhke rähn pesa peal ja ootab ka oma kõhutäit. Eluring. Olengi jõudnud algusesse tagasi, kus siin on see ilus silt.
ja infotahvel. No nii. Ja nüüd lähen ma edasi, tegelikult otsin veel ühe raja ülesse, mis on siin lähedal, mis on Laari metsanduslik õpperada. Aga sinna on veidi jalutada ja see on juba teises videos.